Tere siis kõigile. Tämbe on siis jälki et sääne päiv, kus Ülemsootska mõtles vähekene arutada nii umminemiste kui võib-olla Setomaa huvilistega. Ja mul on siis palve sääne, et hoidke oma mikrofoni väle, et pärast, kui tule peale mu väikest sissejuhatust arutelu aeg, et siis ega üks, kes taht kõnelda, tuu tege mikrofoni vallale. Nii, sääne on siis tämbene plaan ja eks ma hakkagi nagu sissejuhatusega pihta. Et kui mi kaemi praegu, või eelmine puhul mi kõneli Setost olemisest ja mis tuu Seto võisi olla, siis seal ongi tähtsa asi, et on ütel rahval ütine aolugu. Ja kui min hakka siis Setomaa ja Setode aolugu kaema, siis Eesti aolugust, mille väga vähe viiteid tuu peale. Ja valdavalt me ole siis seotu rohkem Vinne aoluga, aga Vinne aoluga on meelgi see teema, et nagu üldse aoluga, et aolugu kirjutas võitja ja aolugu on inäppalt või suurepalt jaolt sääne ka müüdiluumine ja hinde poliitilisest vaatenurgast nii-öelda ümber kirjutat. Et tämbe siis võib-olla proovi siis neid poliitilist aolugu vähekene välja visada ja võib-olla mõtelda siis setopoliitiliselt aoloo peale ja avaldada oma arvamusi ja mõtted võib-olla määne tuu Setomaa aolugu võinu olla. Et see on mul nagu lähtepunkti ja mida ma tahasi ütelda viil, et kui nüüd nakka nii kaua aigu minema tagasi, nagu on 1000 aastakka, et see 11. sajand sai valitu selle välja, et kui sealt tuust taust nakkas tulema ka mänsegi kirjaliku allika, minka perre saa midagi ütelda. Ja kui kajaka nii-öelda arheoloogia peale, siis see kultuur, mida me tämbe nagu tiiämi seto kultuurina või vanepa kultuurina, järjepideva kultuurina, et kaemineid seto külli, siis väljakaibmiste järgi just jõuame sinna umbes 1000 aasta tagustesse aega, kus ta on nagu edimelse löv või tiidmise just nii-öelda kõig või järjepidevalt siiamaani inäpp-vähem kestnu külateelost, aga Setomaa ajalugu ongi ju külateelo. Et ega me kuigi siin arheoloogia näütas, et asustus ja mänsegi inemise on elänud ka palju varem ja kõvasti palju varem. Aga nende kotsil, kes oli, kas oli Seto või ole Seto, on praegusel juhul väga keerukas ütelda. Nii et selle võib-olla see 11. sajand ja viikingiaja lõpp, et see võib-olla on sääne, mis tundus, et võisi olla nagu mõnestki järjepidevust siiamaani, et siis või mõtelda ka tuu peale, et sama Seto, kes oma tämbe siin elasi Setomaal. Et me saame kõnelda ikkagi tollest kultuurist ja tollest rahvast. Et varasem paigu mina küll ei julgesi minna väga. Et sinna varasem paigu minek on siis võib-olla väga suur üldistus juba ja jõuame siis võib-olla mitte Setode mana, vaid jõuame sittegi soome-ugri rahvaste mana või tšuude mana. Et kas just tämbe Seto oma või nende
järjepideva kultuuri kandja. Aga kui nüüd hüppeda sinna aolu 1000 aastat tagasi, siis on terve rida asju, mida me ei pea nagu ära unehtama ja mis nakkas meid segama. Meid nakkas segama ettekujutus riigist, et meil on võib-olla tämbedsest kujunenud välja mõnegi arusaamine, kui üteldes sõna riik, siis meil tekkis siin teost mõnegi ettekujutus, et nii-öelda tinglikud riik, mis oli 1000 aastat tagasi tollal väga suurt pistmist ei ole selle riigiga, mis meil on tämbe oma riigipiire ja oma valitsuste ja oma poliitikatega ja kodakondsustega. Tõene asi, mida pead ära unehtama, on peaaegu rahvas või rahvus. Et tollel ajal 1000 aastat tagasi üldsegi ei ole rahval saanest tähendust või mõjuvõimu, et rahvuse mõiste ja rahva õiguse ja oma tulnud ikkagi palju hildappa siin rahvusliku eranemise ja nii edasi. Et too on paarsada aastat vana mõiste, minkaga siis opereeritas, et 1000 aastat tagasi minna, tolle peale midagi peale naada. Kindlasti ära unehtada on riigikõrraldus või demokraatia mõiste, tuu on nagu rahvaga seotud, rahval on mõndsegi õiguse ja kõik sinna monokuuluv, mis on tämbeval mõtlemisel ja arusaamisel väga selge. Me kõneleme inimese õigustest, need on igasuguse harta vastavõetu ja kuis seda peasi inimeste õigusi kaitsma ja minkale üldse on inimesel õigus. Et kõiki neid õigusi 1000 aasta taguse pildi ei saa üldse kasutada. Meil mida siis saad nagu võib-olla kasutada, on ka täiesti tõistmuudud arvusaia tollest, mis on liinarahvas ja mis on nagu maarahvas. Et tuulaiga oli veiga erineva asja. Neil oli erineva õiguse, neil on erineva ülesande ja tuu liinarahva staatuses ole kuigi muudu väga seotu tämbeldse rahvusega. Ilmselt me pead ka kõik ära unehtama, mida me saame arvu, et kui muudu informatsioon liigus, et 1000 aastaga tagasi ajakirjandustega telefoni või midagi säänestes ole ja üldse see informatsiooni liikumine oli hoopis tõõses tempo ja tõõse sisu ja mõttega. Me pead ka vallale saama säänsest ettekujutusest, et maailm on maru väikene, et kui tahad tol tunni ajaga lennukiga mitme 100 kilomeetri kaugusel, et istud auto peale, siis päevatiikond tuleb sinna 1000 kilomeetri kanti, et 1000 aastat tagasi oli maailm palju vähempi ja tuudettu ka kõik kauguse mõõdu ja inimeste liikumise oli hoopis tõistpidi, et 1000 aastat tagasi ei ole ideid eriti ja liikumine oli väiga haiglane ja sõltud uust, et mõne oma aastaaig päämise suurepa inimeste liikumiseks sai toimuda siis talvel, müüda talveteid ja müüda vett, et vett mitte liikumine oli kipre liikumine ja seal sai siis ka kaupu ja inimesi mitte.
ära tule unestada ka ettekujutus, mis on sõda, et säänest nii-öelda üleüldist sõda, et nüüd hakkas sees riik sõdima tolle riigiga, säänest asja kah, see ole. Et kõige parem nagu tolle aegu mõtelda on see muinasjutu pilt hindele ette maali võib-olla, et kõnelda kooniassist või kuningast ja kuningriigist ja siis kui muudu siis neid kuningriiki jaeti ja kui muudu päriti ja kui muudu anti või lihtsalt mõtelda, et kui muudu siis, kui ei ole nagu meil sõjaväkke, et kui muudu siis inimese omavahel oma võimu kehtestas. Aga proovin näidata siia ka mõne pildi manu. Minna tagasi tuuhuaigu. Ja edimätsena võtta siis säänse pildi ma kaegus ta nüüd ette tule. Tul küll teile. Et nagu ma ütli siis nii löödse ühte pereva nupuga, et tuu aik sõltu sellest, et kes siis tuulaiga kohhelli ja mänse oli nagu jõujoone, et 11. sajandist Setomaa siis viikingi aja lõpust oli suure Russi riigi, kui nii või riigina nimetada, koosseisu, aga nüüd tekkis siis küsimus, et kelle riik või noh, me tahame vähemalt küsida, et kelle riik tuu oli, Mänse rahva riik. Siis enne seda just enne 11. sajandit millest me kõneleme oli olnud ju suur rahvaste rändamine ja Euroopa rahva liikusi kõik ja kuigi me tämbe tiiame, et see on nagu just Vinne riik või Vinne impeerium või tollest aost siis Russi riik, et seal just kui öelda vindlaste oma või slaavlaste oma. Et viil siin 6. sajandist on enam-vähem nagu pilte tehtud, et kui siin arheoloogia põhjal käia, siis slaavi hõimu näed elase siin hoopis lõuna pool ja skünnu siis peaaegu napilt kündusi sinna Leedu joonele ja allapoole Moskva juunt. Ja Miala oma ikka siis igal pool tunnustatu, et näema siis soome-ugri ala. Nii palju, kui ma olen nagu kaenu, et siis ju väga palju ei ole mänsidki, ma ei tea, häid kaarte või pilte selle kotsil, et mis siis seal täpselt nagu 10. sajandil või 11. sajandil või 2. või 7. sajandil juhtu, et siis kui oli rahvaste rändamise aeg. Aga kõik tunnistas ikkagi üldiselt, et slaavi hõimu oli siin meist kõvasti lõuna pool ja nende läänepoolset osa kutsuti veneditest, siis slaavlased,
umbes säänselt ja siis läänepoolse liikusi siis sinna Balti mere manu Venedite kai otsa ja Sloveeni siis põhja poole. Et sääne on jah siis siin 6. sajandist nagu pilt. Aga siin jah 15. sajandist juba on nagu vähekene pilt muutunud. Noh, eks need pildid sõltuse sellest, et kes neid kaarte ja pilte joonistas, et ega üks taht väheke laiepast joonistada oma mõjuala ja ka tol ajal säänsid kaarte ju ees oleki nende mõjualade või kuningriike kotsil, aga ikkagi ilmeni Sloveeni Elli juba justkui sinna Kavendaja põhja ilmeni ja Laadoga viirde välja vähe allpool Krivitsi oma nagu slaavi hõimude põhja poole minemine ja siin Läänemere veere liivlase ja Tšuudi siis põhja pool ja Latkali ja see siis siia Krivitsite kõrvale. Ja siis see pilt, mis mis aasta, et 11. sajandist, et siis oli ikkagi mingi piire juba välja siis kujunenud vana Russi riik ja riigi mõtte, mi kuulusime sinna koosseisu, et noh, siin jälki kuna see Setomaa piiri siia on väga keerukas tõmmada ja kaardiga oma säändsest tõuseks mõõdu, et siis siit või nagu käeki aia näpuga juunt, et kas tuled siit või sealt poolt see piir. Aga ilmselt ikkagi see, mis Setomaa ajalooline piir on, et see on juba siia paika jäänud tollest aast. Nii, et kui siis kõnelda, mis tuulaiga või see poliitiline olukord olla, et siis nii kui ma toda viimast kaarti kaiti, siis tollest aast oli valitsemiskõrd ikkagi sääne, et oli nii ütelda riigi või riigikese, mida valitsesi siis konjassi või kuninga või konungi või knäsi või kaani, sõltuvalt siis piirkonna, kui muud üteldi, aga tähtsa oli tuu, et na oli juba tollest aast välja kujunenud see päriliku valitseja, et neil on siis see võimu või konjassi autoriteet sai ikka katteasja peale, et tal on mõnegi reaalne võim, mõnegi sõjavägi ja et tal on jumalik õigus tuu võimu peale ja tuu on selline pärilik. Et see oli 11. sajandist kogu selle Euroopa jaoks, aga mitte ka Euroopa jaoks, see on siis see kuningriik. Ja loomulikult seda riiki, tolle riiki jälgi, nagu ma ütlen, ei saa nagu päris võrrelda sellega, mis on riik tämbedseh mõtte. Et see on suhteliselt ebamääraste võib-olla piiriga, mis aeg-ajalt muutusi, kus oli kogu aeg üle piiri minemist ja kus selle riiki valitseti mitte siis talude ja maa kaudu, aga liinu kaudu. Elli siis tegelikult valitseja ja võimukandja ja nende toetava süsteemi.
nii et tollest aastast 11. sajandist kõik Koonjassi oma nii-öelda sinivereid ja oma läbi põimunu, et abielu ikka toimusi, et troonipärija tulesi ja abielu toimusi ikka sinivereliste sea. Nii et peaaegu siis ikka kõik Euroopa oli läbisegi omavahel sugulase. Ja kellel siis määne riigikene õnnahtu endale saia. Mialadel ma ütlesin niimoodi oma siis Rootsi Koonjassi, kes just oli tuulaiga olnud nii-öelda suure vastuseisu Hasaani riigiga või Hasaani kaanaga, kes tuli siis russide maale ida poolt ja püüdse ummivaldusi laiendada. Ja sama Rootsi Koonjassi siis oli jälki tõistpite ka lääne poolt nii-öelda vastuseisu, kes siis tahtse ka jälki ummivaldusi ikka laiendada, mis sest, et nad oli kõik sugulase ja hõimlase omavahel. Ja tuust aastal ka selge see, et nagu ma ütlesin, Koonjassil oli siis võimu jaost vaja katta, see oli lihtsalt füüsiliselt vaja võimu ja teise poole pealt oli vaja, et tema rahvas ususi, et tal on õigus tuule võimule, tal ole siis sama jumalik autoriteet ja tuu jaost on nagu selle kuningriigi valitsemise jaost on väga hää ja selgelt vajalik, et rahvas ususi mind kahegi. Et olesi religioon olema, mis avitas siis seda anda sellele võimuomanikule seda jumalikkust ja ta on õige Koonjas. Tuuaigu on ka sääne aigus Miala. Miala oli pildikest, kus Miala oli juba jõutu enam-vähem ristiusustamiseni. Ja 11. sajand on ka ju suure skisma aeg, kui kristlik kirik läks siis katest ida- ja lääne kirikost, et lõplikult siis 1054, mis on sõkkuvalt meil siia selle hao sisse. Nii et kõiki neid asju siis mõjutas ka see, et määne oli siin võitlus siis ka nende kiriku piire vahel. Nii et Setomaa jäi siis Idakirko või Bütsantsi ala ja Bütsantsi mõju alla ja ülejäänud ja Ildapa siis Eestimaala. Siin veel 11. sajandil Eestimaa on näed siin hall, et siin veel ei ole kristliku kiriku mõju, aga Setomaaladel juba teatud määral on. Et
see siis jumaliku alge vahel võitlus, et kuha nüüd on õigem kerk, et see jäi meid kimmehe nagu mõotama. Näytä viilytte teist kaarti ka. Et see on siis see vist ei ole päris see kaart, mida ma tahtsin teile praegu näidata. Aga selle kaardi ma vii tulemi tagasi. Nii et sääne on tuulaiga jah, sääne poliitiline olukord ja tahasin väheke nüüd mõtiskleda selle teema üle, mis puudutas nagu siis ütleme seto rahvast või siis üldse neid rahvid, kes siis seal Russiriigi helli. Et juba siis Varahappa ütsendal 10. sajandil ja ka veel Varahappa katsandal oli Miala või siis vana Russiriigi ala time riiklik või majanduslik tähendus oli ikkagi see, et sealt kaudu läks siis Skandinaaviast Bütsantsi ja Araabiahe. Et tähendab kaubavahetust, kauplemist, selle, et sealt läks viidi ja tähendas ka siis võimuvõitlus tuu nimel, et kes ta viidid kontroll. Ja 10. sajandist oli siis selle kontrolli, selle viidide üle ikkagi, nii nagu ütle, et tuulaigal veel viikingi ao lõpp, et skandinaavlase oli siis selle tii enda kontrolli ala võtnu ja kuid tämbe on Vinnemaa ja Ukraina vahel sääne suur ideoloogiline võitlus ja kõneldas Vinneriigist ja vindlastest ja vindlased proovivad endale identiteeti lööda, et kes ne oma, siis vindlased tahtu ennast kangahe nende russidega seostada, et mulle küll tundus hindele, et selle russide riigil vindlastega nüüd väga suurt seost ei ole, et sama hästi või seto ütelda, et tegelikult see Russi riik, see oli setode riik, et seal midagi nagu suurt vahet ei ole. Et kui me kaemi nüüd keeleliselt, et kui Nestori kroonika luge ette, siis 10. sajandi slaavi hõime, kes siis elli seal, ta luge ette 12 slaavi hõimu, Polani, Treveljani, Tregovitši, Radimitši, Jatitši, Krivitši, Sloveeni, Tulebi, Valge-Horvaadi, Severjani, Ulititši ja Tiivertsi. Üttegi Vinne hõimu ega üttegi Russi hõimu nende hulga ei ole. Nii et Russ ei ole nii-öelda kuigi muudu pärit slaavlaste hulgast. Siin jah üteldas, et see ei olegi nagu rahvuslik nimetus, vaid on ameti kandmisest tulenev nimetus, aga siis ei tasu teda ka nii-öelda rahvaste külge üldse panda. Aga nagu me näime siin 6. sajandi kaardi pealt ida pool
pool oli Venedi ja Venedi oma tegelikult siis justkui Vinne kroonikatest ja Vinnemaa kiitmisest nagu ära kaonu, et kõneldes, et nad jõudsid Balti mereni välja ja oli seal tubli ja tugeva slaavlase. Aga mul on just tunne, et nendest veneditest on jäänud küll nüüd mälestus väga kõva, edu mälestus on jäänud siin Soome urilastele, et me tiedämme slaavlasi kui eestlased tiedä venelane, me tiedä kui vindlane ja ladina keele on kaada venedi, venetae, veneti. Ja ka sakslase kutsva neid vändeniteks. Et miast on vindlane slaavlane ja kui käia siis tolle 6. sajandi kaardi peale, siis saa tuu vindlane olla ikkagi tuu sama venedi, kes jõudse Balti meremano ja kelle siis tekkisi kokkupuute siis tolla aja tiidpite, meretiidpite Soome urilastega ükskõik olne kaubandusliku keelelise, et kost siis tuu rahvas sai siis oma nime ja kost need slaavlased sai setode jaost ja teiste Soome urilaste jaost oma nime. Et kui käia nüüd oma naabreid, et ma arvan, et liivlaste jaost on ka vindlase, ma küll liivi kiilt ei mõista, aga mul ei ole mõnestki põhjust arvada, et liivi keele neid kuigi teistmuudu kutsutas kui vindlase või venelase. Aga kui kaemi tämmbed see vindlase, kui muudu lätlased neid kutsuvad, siis lätlase kui näime seal Vanepa kaardi pealt selle sealt Balti mere rehvid oli siia sisemaa poole ja kui kaimi, et kost Vinne hõimu tuli, et venedid lätsi siis Balti mere viirde ja liikusi sealt poolt, siis põhja poole liikusi just slaavi hõimudest Krivitši. Ja lätlase kutsvagi neid kreebudeks. Ehk siis ne kutsvase ka selle slaavi hõimu perra neid, kes tuli. Ja kui kaet siis nende ajalooliste kaarte peale, siis 10. või 11. ja 10. sajand, eski 11. sajandist oma kaarti peale ilmunu ka sändse nagu ilmeni slaavlase. Ilmen slavs. Et seal siis tekkis küsimus, et kust äkki seal mõnesaja aastaga ilmus sääne slaavi hõim sinna. Siin jälki mul on nagu oma teooria selle koha pealt, et kui muudu sinna ilmeni slaavlased tekkisi, mida siis ka tämmbed see Vinne ajalookäsitluse võetas, kui põlitse Vinne slaavi rahvana oli juba ammu ilmeni slaavlase elli. Siis Ilmeni järve ja seal põhja puhul, ütlen Novgorodi ümbruse. Aga siin jälki mul see tule nagu sääne mõte küll algatas pähe, et ega ise esihindestes ilmu koskilt, et küsimus selles, et slaavlase, et mille neil just sääne nimi on, et see ilmselt suure tõenäosusega tulenes ikkagi
sõnast slave ehk orja. Ilmen slavs, ilmen slaves on täpselt ilmeni orja. Slaavi orja, ilmeni veere, mis tundus nagu olevat loogiline, et kust muidu tuli selline rahvas äkki mõnesaja aasta joosul välja. Seda mõtet võis ju toetada ka see, et kuna just sealt Ilmeni järvest läbi ja käve just nende samade russide või rootslaste, rootsalainen, Rootsi, russ, varjaagide kaubatii ja varjaagidel oli palju erinevaid kaupu. Küll tuudi, või põhimõtteliselt ikkagi viidi siit põhja poolt karusnahka ja kõiki muid mõtsaande. Ja väga olulise kohal oli ka orjakaubandus. Et varjaagis pidi kuskilt neid orju saama, kohki neid hoitma, kohki neid kokku tuuma ja kui nad kaupleba orjuga, siis pidi neil endal ka olema ju orja olema. Orjast ilmselt väga nagu hinderahvast ei võeta, aga kuna jälki siin nii-öelda sõnamängu või sõnatähenduse perja oma just orja, slaves, slaavlase, et siis ma ei saa nüüd, kui muud välistada, et seal nende orjade hulgas oleks ka soome-ugri rahvid, ilmselt oli, aga ilmselt oli ka neid lõunapuul olevaid slaavi hõimude seast, mis tundus nagu päris tõenäoline olevat. Ja eriti viil, kui siin Nestori kroonika peale mõtelda, et konungi, kes või konnäsi, kes meil siin kandi valitsi, et neil peaaegu et kutsutu siia valitsema, et siis ja kui mõtleda selle peale, et mis suunahtu vallutus ja riigi laiendus käves tuli ikkagi siit põhja poolt lõuna poole ehk slaavi aladele ja Kiievini välja ja sealt edasi, et mis tähendas ka seda, et orjast võeti ikkagi vallutatult maa inimesi, mis võib-olla seletas ka seda, mis kiirend siis nende orjade liikumist edasi-tagasi nii hindele orjadest põhja poole Novgorodini välja ja siis orjade müümist siis Araabia ja sinnapoole. Nii et see on siis minu loogika, mis ütles, et kust kotsid äkki ilmusid siis siin just selle vallutussõdade aigu ilmen slavs. Nüüd siis jõuame säänse jälki teemamana, mis on päris põnnev ja tämbe me tiiame, et meil on kõik vindlase elase seal, kuigi ka ütleme Põhja-Vinnemaal ja naabri oma vindlase. Aga 1000 aastat tagasi siis ilmselt slaavlasi oli ikkagi tagasihoidlikult siin aladel, mitte nii rohkearvuliselt ja valdavalt ikkagi oli siis soome-ugri hõimusi. Ja tegelikult seda näütas ka tänapäeva geneetika, et Põhja-Vinnemaa Tämbelse vindlase oma vähemalt suure osa segu ikkagi soome-ugrilastest ja slaavlastest.
eks siin jah, on 1000 aastat mööda läinud ja see assimilatsioon ja segunemine on siin toimunud. Aga mis nagu kindlahe on nagu juhtunud, on nagu keele küsimus. Et nüüd on siis küsimus selle, et mille siis russi riik, mis on nagu soome-ugri riik, tämbe ei kõnela mänsehki soome-ugri keele, mis tundusi olevat palju loogilisem. Aga ma arvan, et just see ka 11. sajand minkast, mida tämbe kõnelame, on selles mõttes väga märgilise tähendusega. Et see nakkas pihta ka ju sellest, et tegelikult ruski ja sõkk, vinne kiil, me ütleme, et ta on vinne kiil. Russide kiil peaks olema siis hoopis rootsi kiil. Et kus see vinne kiil siis äkki siia tuli ja on nüüd saanud siis üleüldisest keelest. Põhjuse on siin üldiselt väga lihtsaga jälki, mitte sellepärast, et see vinne kiil on nüüd, ma ei tea, nii hää kiil lihtsalt või et tema kõnelejaid oli väga palju, et ilmselt seal 11. sajandil siin kandi seda tämbest vinne kiilt peaaegu üldse kõnelda või seda õigemini seda kiilt olekki nagu olema. Et need slaavlased, kes siin puhul oli, ilmselt kõneli rohkem sellest valgevine või ka siis ukraina keele muuldu kiilt. Aga selle vinne keelega oli ju sääne lugu, et kui me kõneleme 11. sajandist, siis juba me jõuame väheke varasempaa ajalukku, siis Tšehhi alade, tämpäse Tšehhi alade vürst ehk Tuulaiga Moraavia vürst Rostislav 262. aastal saatse siis palvekirja Konstantinoopolihe või Bütsantsi keiser Michael III. Et mi rahvas on ristitu, aga meil ei ole ühtegi oppajat. Me ei mõista ei kreeka ega ladina kiilt. Kreeka kiilt siis kõneldi Ida-Kerko Bütsantsi alal ja ladina kiilt Lääne-Kerko. Et jah, et me ei mõista ei kreeka ega ladina kiilt. Me ei saa arvu kirjamärkest ega taipaineide tähendust. Tuupärast saatke meile oppajaid, kes saasid meile selgesti, et pühakirja sõna ja pühakirja mõtte. Et sääne pöördumine on siis jah, Bütsantsi keisri poole ja siis lööti Thessalonikist kats välja Kirillos ja Methodios, kes siis oli Thessalonikist ja Thessaloniki kõneldi seal erinevaid kiili, kreeka kiilt ja siis mingit slaavi keele vorme. Ilmselt valdavalt siis, kuna Bulgari oli seal sama kõrval, kus on ka slaavlased, et valdavalt siis Bulgaaria kiilt. Nii et Kirillos ja Methodios siis lõi selle suure või tekkiva impeeriumi või siis russide jaost kerko keele. Nii et tuu kerko kiil oli juba siis kuhu siis edimetse ristiusu liikumisega või õigeusu liikumisega
russide alale ka valmis tehti. Nii et tuu on siis sääne põhjus, mille siis teki siis finne kiil või kirkoslaavi kiil ja mis tegelikult on keeleliselt palju rohkem sarnane Bulgaaria keelele kui nendele teistele slaavi keeltele, valgevinne keelele ja ukraina keelele ja ilmselt sellele keelele, mida siis ka siinkandi Krivitsi ja kõneli. Aga 1000 aastat on oma tüüd enne ja kuna siis Tuulaiga kui mõtelda veel keele peale, et mis kiil siis nagu siin all setoaladel või siis setoaladel Kindlahe seto kõneli omavahel seto keele või seto keele eelse soome-ugri keele, mis ta ka iganes all. Ja ilmselge on ka see, et mõnestki riigikeele oppust kellelgi ei sopata ei eesti ega vinne keelt kellelegi ja ilmselge on ka tuu, et võimudega suhtlemisest oli vaja tõlki. Aga tõlgi andmise kohustus jäi ikkagi võimu esindaja kanda. Ükskõik, kes ta võimu esind pidi, siis oma alluvatele või rahvale selgeks tegema nende poolt aru saada keele. Aga määne oli siis võimu esindajate kiil, toda on ka väga keeruline ütelda selle, et nagu ma ütlen juba, et tolle kuningakoja Koonjassi oli ju kõik risti-rästi sugulase omavahel ja kui mõni Vinnemaa vürstiriigi vürst võtsa endal naase kostkilt Saksamaalt või Skandinaaviast, siis vastavalt tuulega siis tuli tolle naasega üte oma õukond, oma saatjaskond, kes kõik kõneli üks timele arusaadavat kiilt, nii et ma kujutan ette, et Tuulaiga võis selle mi kontekstis siis pojaaride hulga või õukonna hulga olla väga erinevaid kiili. Ja kuna valdavalt oli meil Skandinaavia päritolu Koonjassi, siis valdavalt oli ikka siis ilmselt skandinaavia keele, selle et alguse tuli ju Varjagi oma sõjasalkadega, kõik oma suure seltskonnaga siiakanti valitsema. Aga ja siis võib ka arvada, et Tuulaiga võid see lööda ka siis Setomaalt, kes üldse võib-olla midagi mõisse kirjutada, et võib-olla kirjutada Tuulaiga ruunikirja, mitte siis kirillitsa või kirkoslaavi keele. Ja üleüldse, et see kuigi juba Koonjassi oli Tuulaiga vastu võtnud õigeusu, valinud endale õigeusust, siis lihtrahvas või maarahvas ja ilmselt tuu õigeusul ei ole mõnestki erilist kandepinda viil. Sest tuust, et Koonjass laskse ennast ära risti, tollega muutu veel kõik ristirahvast, et siin see terve Vinnemaa ristiusustamine võtsa veel päris pikka aigu ja peale Koonjasse ristimist tuli tal õukonda ristida ja siis tuli rahvas sai ristida, rahvas on tolle mõtte ikkagi siis liinarahvas ja maale ristiusk ilmselt nii kähku ees jõua. Nii nagu, see on üpris tõenäoline selle, et muidu tõesel juhul on meil veel siin
maausulisi ja pekokultust säilinud praktiliselt Sioonjaani välja. Nii et mi kõnelin praegu keelest, et siis ilmselt kirjakeelena Tuulaiga hakkas siis ruunikirja asemel tekkima kirikuslaavi kiri või siis kohandatud Bulgaaria kiri, mis põhines kreeka tähestikul ja kreeka keelel ja oli tuuslaos siis nii nagu oli palleldu, on oppajaid, munki ja läbi kiriku, mis oli ka siis nii-öelda valitsejate poolt tunnustet kirik tekkis vahtsene kirjatarga, kes oli kõik kiriku ja kloostrite ja sealt tuli siis Bulgaaria kiil ka ametliku asja, mis aga üldiselt kindlahe 11. sajandil, minkast mi kõneleme seto ajaloos, siis setosid see kirikuslaavi või vinne kiil eriti puututa. Et peaks puututa ka selle, et kui siin meil nüüd võib-olla nii palju enam ei kutsuta, aga ikkagi seto jäi pooleusulistest kuni Tämbatse päevani peaaegu selle, et inäpussessa arvu ka, mis kirkuh toimus, mida papp kõneli. Selle tuli kõik võõra keele, mida ei mõisteta. Nii, aga aoarvamisest ka veel, kui nüüd hüppeda sinna, siis 11. sajandi, siis käib mitte aoarvestus Tuulaiga, et aasta 1000 või 1001 või 1025. Ma arvan, et maarahva või siis antud juhul meil siis setode konteksti ja ilmselt ka seal kuningriigi konteksti. Kuningriigi konteksti aoarvamine pigem selle perre, et Antsigi sündmuse perre, et mitu suve on mõne konjas valitseja olnud või mõnegi sündmus. Või siis kõige üldistatumana on ka kasutatud seda, et võinu siis olla aasta 1214 kuni 1314 aastal pääle ilma luumist. Et kui kasutada näest universaalsemat aoarvestust Tuulaiga. Et siis jah, me kõneleme 1200 1300 aasta sündmustest või aost. Muidugi, et siis kui nüüd mõtelda, siis mõnedu riigi valitsemine oli, et jah, Seto riik oli tollest aastast, Setode riik oli vana Russi riik. Ja Russi riiki juhtse Konjas Valdemar Tuulaiga, kes oli siis endast Konstantinoopoli harist. Ja Konjas Valdemar siis võtse ka hinde lipust Bütsantsi perre Katepääga Kodaski lipu. Et juba tollest aastast tuli siis Bütsantsi lipp Mimaale. Nii et Setomaa riigilipp on siis 15. sajandil Katepääga Kodaskiga. Aga siis ma nüüd ei kõnelda sellest aastaarvust, mis Tuulaiga kasutati ja kuskil siis
1015. aastal konas Valdemar Kuuliar ja nii nagu tuulaule kohane, siis kui kuningriik jäi ripakile, siis läks tavaliselt suurest tappelusest ja mitte tappelusest kellegi võõritega, vaid tavaliselt läks tappelusest Velju vahel, et kes siis perihindele ese kuningriigi. Kunas Valdemaril oli ka siis kats poiga, Valdemari Harald ja Valdemari Kiritslev. Esialgu jäi nagu valduse omavahel ära. Ja aga tuu siis jälki meelüs kolmandale velele Valdemari Svatopolkile, kes siis kuulut hinnast siis terve Russi või Suudemaa valitsejast. Nii taps oma vele ära. Mitte siis tapa ära Haraldit ja Kiritslevi, vaid oma tõse veel Kleebi ja Borissi. See on mitu aastat käve siis taplemine Velju vahel võeti oma sõjasõga kokku ja niimoodi siis tuu madistamine tuulaiga käve. Et siis jälki oli siis sõda. Et ja kui siis nende Velju vahel sõda käve, tuu siis tähendab, et seto rahvas oli kellegi poolt või kellegi vasta sõdima, et sõda käve üle setode pääde. Aga nii-öelda riigi valitsemise, meid valitsi siin tuulaiga üks see kohalik koonas ja valdavalt siis nagu neid kutsuti Pihkva koonassi, et kogu see suurel Russil oli selline hierarhiline süsteem, et oli nii-öelda pääkoonas või suur koonas ja siis oli väiksem. Et pidevalt jaeti neid valdusi siis ümbre, valdavalt siis peale tolle küll, kui äkki ära kuuli või sai siis kohki tapeluse hukka. Ja tuu haigujas ka siis russide koonas, keda kutsutas Jaroslav Targast valitsemise haig. Tuu oli siis 1111 kuni 1054, kes siis lõi ka meie riigi jaost. Me pea siis mitte Russist kutsuma, vaid Rootsi riigist kutsuma teda. Selle Rootsi riigi jaost lõi siis õigussüsteemi. Konas Jaroslav hakkas igasugused katedraale või nii-öelda ehitama suuri kerkid ehitama. Laiend ummi valduisi, käve siis siin taplema ka teiste tšuudega, et kes jäi meist lääne poole, käve 1034. aastakal ka Tartu linnamann palotte ära, nimeti Jurjevist või siis, mina ka täpselt ei tea, et ilmselt ma ei tea, kas on Tartu inne või Jurjevinne, et igatahes tuust laost on siis kirjaliku allika olema ja nimi Jurjev ja kus siis Jaroslav ta maha palati ja valluti ja siis mõnda aega eestlaste aladel valitsema. Et laien siis Eesti aladele ka
ja vei siis sinna õigeusku nii ütelda. Ja tuustaust siis, kui suurt Rootsi riiki valits koonias Jaroslav, panti siis Pihkva kooniasist oligi Tartu sõjakäigu haigu all Vladimiri Sudislav määrati siis too asemel Jaroslav Vladimir, kes oli siis Jaroslavi hinde poig või Jaroslavi targa poig. Ja tuu sama vahtsõne koonias, Pihkva koonias tuudi siis Holmgardist või siis nii nagu nüüd kutsutas Novgorodist, mis oli Novgorodi koonias muidu. Ja tuu suur Rootsi riigi koonias Jaroslav Tark käivil ka 43. aastal Konstantinoopoli all ja oli tal see suur idee, et see sama Rootsi riik või Russ saasi tõõsest Konstantinoopolist, et lipp juba ja et saasi õigeusu päälinnast. Ja meil siin Pihkva kuningriigi 52. aastal panti ka vahtsõna koonias seal paika, kellest oli siis Jaroslavi Isjaslav ja tuu tuli ka jälki meile Holmgardist. Ja nii meilne koonias siis vahetu. 62. aastal saime jälki vahtse kooniassi ja jälki Holmgardist Sviatoslavi Kleebi ja Sviatoslavi poig ja Sviatoslavi esi oli siis pääkoonias ja tuu pidi jälle siis suure Rootsi riigi seda tuulaiga aastatel 54-76 meist lõuna pool polovetsidega laiend seal seda Rootsi riiki. Ja siis veel 70. aastatel, kui 31. käve Jaroslav Tšuudemann, siis 70. pidevalt põhimõtteliselt käve seal siis, aga 70. siis nagu suurepa kambad liikusi siis Eestimaa poole pealt Pihkva peale ja Pihkva pealt jälgi Eestimaa poole. Nii et just Otepää ja Tartu oma siis käve mitu kuuri Pihkvat puistama ja palotama. Ja 72. aastast kus ta mul siin ära katta. Et 72. aastast jälle sai meil Pihkva kooniastist siis Izjaslavitš Sviatopolk. Nii et see on see käve meil siis valitsemiskõrra üle ja sääne oli tuulaiga auarvamine, aga ilmast tahasi kah vähekene kõnelda.
et mis tuulaiga nagu mõõt, et kui mõtelda meid täpselt ju inimeste arvu palju siis elli, aga kui 13. sajandil oli Eestimaal mõnegi 150-200 000 inimest, siis aga ma arvan, et tul 11. sajandil elli siin Setomaal ka võib-olla 2-5 000 inimest. Ja Seto oli ikkagi maarahvas, see on nagu liinainimese, või kui elli, siis elli seal nendest vähe. No ilmselt oli neid ka, kes oli siis kaupmehest naanu või mõnsest sõjaväelasest, nii ütelda. Aga enapalt jaotelti maal ja mille meid siis ka nii vähe all, et ega siis see maaelu tuulaiga väga kerge juures ole ka. Et meil oli 20. aastal ulli külm talv, siis 22. aastal oli ulli põvane suvi, 24 oli täiesti ikalduste aasta, üteldi, et kaeti põllu ära. 30. aastal jälki oli suure näle, üteldi, et halmkaardi inimese tõisi inimesi. 31 oli veiga külm ja vihmane suvi, hulga viljeles raisku ja talv oli veiga rasse ja suure nälega. 35 aastal veiga külm talv, õiget suvest tuleki, 6 kuud katsatte vihma, kõik mädesi ära. 37 aasta oli jälle veiga põvane suvi. 42 aastal üteldi jälle, et kuri silm ka, et karjani muu eläja ära ja Eski kuningas Vladimiri hobese oli jala pealt kokku sadan ja harki koolnud. Peale siis taudi oli kats veiga külma talve 44-45 aastal, inimesed külmi ära, jala pealt maha ja külma talve jätkusi ka 47-48 aastakal. 63. aastal oli ilmselt nii suure vihma, et üteldi, et oli vastapite juuskma ja rahvas arvas, et kadu hüve ei tähenda ja tuli siis veiga külm talv perre. Lumi oli märtsi lõpuni, nii aprillih tuli jälki vahtse lumi maha, suur osa mõtsatsirk ja inimeste karja sai hukka. 94. aastal oli jälki ulli suur nälg, jälki inimesi. 97. oli jälki veiga kuum suvi, põvane suvi, sükkus tuli jälki väga vihmane. Talvevilja saas külbegi ja järgmine talv oli väike pehme, keve vihmane. Suvi oli vihmane, vilja koristas saa, vilepää lätsi kasuma, et tuulaiga oli kõik saig, et suur võitlus haiguste ilmaga ja loodusega, et kui mõtelda, mis siis nagu kauplemisest vaja oli või mis ka massust vaja oli, mida käidi siis korjama, et tuujast pidi siis olema vilja, liha, sul pidi olema mõtsast korjatu mõtsaeled, nahku, mehitsid peeti mõtsa, tuulaiga veel igal ütel siis oma mehitse mõtsa või loomuliku miitaru siis või miipuu. Ja kui loodus või mängse
väheke vingergus ja on see põuda või külme, et tuu kõik mõot siis nii inimeste ellujäämist kui massumasmise võimet. Et nagu ma ütlen, et tuulaiga seto rahvas ilmselt oli siis tuu maarahvas, kes ja tuulaiga oli veel põldu hariti valdavalt alepõlluna, raoti mõtsa maha, palotati ära, edeti niimoodi põldu, et oli peamine põldu tegemise viis. Mõtsu oli palju teides ole ja ilmselt tuulaiga ikkagi ma tahan nagu usku, et seto rahvas nagu väga orarahvas võis ole, et eks ta osales ka siis kauplemiste ja ma arvan, et uus taost nakkas oma hõpet korjama. Ja siis ma ei jõuagi nagu rahamano, et mis siis tuulaiga oli. Nagu ma ütlen, et sääst rahasüsteemi ja raha peale mõtelda nagu tämbelt seal ei massasi, et tuulaiga oli põhiraha oli hõpe ja hõpe on siis päämine või kõige olulisem mõõduühik on grivna. Grivna on siis 51 grammi hõpet, hõppekang sääne. 1/4 grivnat oli tuulaiga siis 1 rublitükk või tšetvertist kutsuti või tšetverta tšast ja rubla kohta ütles küll rubit, et tükk marra raotu külest, aga araabia keele on ka tal sellel nimi ruupia ja üldse tuulaiga raha nimetus, et tuli sealt araabia poolt kostuda hõpet ikkagi tuudi. Ja siis ja 1/5 grivnat oli siis 1 hõpemünt või 1 dirham. Et sääne oli tuulaiga raha, ma näytan teile, et rahapildi kah. Tuu grivna siis oli. No vot, siin on teile 3 grivnat. Ja kui jaot 4 saad 4 ruublit. Ja kui jaot 25 taot lapikust saad siis viil peenepat raha. Et sääne mul tundu, et 11. sajandi Setomaa. Et ma rohkem praegu ei kõnele, mul juba suu kuhjas. Et kes taht nüüd minnu naada kõvasti parandama või midagi ütlema, ma saan aru, et Hõrnaare otsis praegu raamatust ja ütles, et kuis tegelikult asja oli. Et kes taht midagi ütelda, togake oma mikrofon sisse ja saab kõnelda. Nii, Epp ei taha. Hõrnaare, jah, kõnele. Et see Setomaa kogumik 3, et siin on Tõnurist kirotanud tollest ühtest huikast. Ta on siis viikingite muistne viis Värskas. Ja see on huvitav artikli on kõik no kanoodi asja.
ja aga ta ütel siis, et on siis Vabarn Annert siis kuulnud Säntse rea. Võtimaaks viie siis viikingilta Põllu Äälemaa kaubapoisilt. Et ma jäin nüüd too peale mõtlema, et kui sa siis seledi, et parhilaam see Kiutsamauri ja Eesti nagu keskealise arheoloogi oma päris kõrdapitte kirotanu ja uurno. Kõige ole ikka tõõnedesega nagu nõuhmid asju, aga mul on nagu tuu arvusaamine, et need jutust, et võib-olla viikingi või varjagi, et vast võib-olla see olegi üitserahvas, aga olgi sääne, tol nagu tuu mererahvas või mereviirne või kauba või siis sääne retkerahvas oli. Ja tuu retkeaigu tehti nagu kõik. Need kaubeldi, kui sai, siis võeti jõuga. Aga seal arvada, et pidi olema tuu säänega nagu tasakaal ka, et me just nüüd hummoguloidud Mauri või kinketud arutamist, et ega kui tuudaigu kaubelda tahtse, et siis oli ka säänest nii, et oli külme au, et sa pidi nagu arvatas ka, et kas siis meie rannad pidi kaubasaksa siis olema ka nagu talvepao. Ja ütleme, et seda ütles kerotas nii, et ega tuu talvepao ja maarahva või ütleme, tuu tõse rahva sees ei ole niimoodi, et sul ei mäski lepingut või ole vastastikku saanest kokkulepmist. Ja kui ütleme, tuu kroonikita ja on kerotat, näed tuda Irvoskat, et sinna tuli varjagi vürsti. Et arheoloogi ja mis arvat ongi niimoodi, et tegelikult tuu kroonika Irvoska on tegelikult Pihkva. Et sealt on ka löytynyt haudu. Tuo on Isoborg, et suur liin. Ja siis Irvoska. Et mis tuu on, et kas ta on Irvoska või on Pihkva, et seal jah võib nagu... Aga ma olen lugenud, et aga kostmuudu tuu Irvoska nimi tuldast Pihkvast Tarsia, et ongi tuu, et kui tuu Jaroslav tuli jälki siiapoole nagu käuma, et siis tuu rahvas, kes seal tueksi Irvoska, et nagu elli, et tuu nagu tahas nagu sõna kullelda ja siis olgi, et tuustast ongi nagu tuu Pihkva maha palotat. Ja ta arvaski, et üks jago sealt võid see Pihkvast tullas siis Irvoska ja tõidu nime nagu üte. Et Säntse käigu oma. Aga ja siis mu hindajaost on olnud tuu, kui Setomaa tuu Säntsest aolust või kõnelda, siis võib-olla kõige suureb sääne nagu omal ajal noorest üllatusel tuu, et mies oled tuum, et kui kõneldas nii, et tuu sama tuu, et kui soss oli või tuli siis tuu Tartu alt, et võttis siis tuu Jaroslavi Vinglaste käest tuu Tartu tagasi ja paloti siis maad kuni siis Pihkvani. Aga kui ma noore põlve loi, et ka kui kimme hõimu oli, et pessi näid vinglasi. Aga tegelikult... Paloti meid ju. Paloti meid, just ütleme nii. Ja tuu ongi, et ma võtti praegu Margus Laidere nagu tuu raamatu nagu ette. Ja ta on päris kõvasti kroonikit tüütanud ja siis ongi nii, et seal, kui loed ka põhjasaaegu, kuis muutud Rootsi väe seal ka käve. Oota, ma jääsin nüüd 11. sajandihe. Äga mine nii kaua. Et mi ole, Setomaa mi ole olnud siis saanud omgi nagu lävepakk, kui nagu mitu maailma rahvast ja kauba ja sõadi on meist nagu üle käinud. Majast ongi kõige rohkem imeha on tuu, et arvata siin on ka hõimu vaeldunu, kas see tuu Atsele maarahvas, seal nüüd viimatseid kõnelasi mingist eski, et ersade näid verd on seal olnud. Aga ütleme nii, et mi ole nagu siis üks nagu jäänud nagu pidema, sest ütleme, et ega tuu üle järve nüüd käuti üle Pihkva järve, aga seal oleks palju... 1000 aastat on meil siin ikkagi enam-vähem ajalugu, et seal Värska kandih küll juba rohkem, et kui seda asustust kaia, et siis vähe varab kui 1000 aastat tagasi, ütleme,
siis sealt asustusliiku müüda viidid ikkagi, ütleme, Värska lahe poolt tul siia, no see praegune asustus. Jah, ja siis tuu sama, et ütleme Ugandi või Ugalase, aga noh, ütleme Seto siis saanud see nii palju, kui neid ritta ma lugenu, et mul neski vanaema vist ütel, et ugalane kuri miis soda käe, et või ugalane on kuri miis. Et tuu oleks veiga hüa küll, jah, ütleme, et kui tulesin tuu Setomaa lugu või ütleme Setomaa lugu 2000 aastat, et ma tiia vist, et sul on tuu kirotamisel, et tuu oleks no, küll. jah, mul on küll selline ajalooromaani käsitluse, et mida ei saa võib-olla nagu päris ajaloo õpikuna võtta. Et tuhmata, kui lugeda neid Eesti või ka Vinne neid raamatuid, siis sinna kõrvale oleks väiga hea, kui tules nii ütelda mi nägemine, et kuis muidu tuu pilguga võiks olla. Aga sa tuleti meelde neid vannu laule ja ka, mis mul nüüd tekkis sääne väga imelik seos, et noh, me kõneleme jah siin Vinnemaast kogu aeg, aga setode laulude kõneldes kogu aeg Rootsist ja Rootsi asjast ja Rootsit on päris palju. Et kui nüüd mõtelda ajalooliselt, siis seda nii-öelda Rootsi aigu siin on ju väga vähe. Aga kui minna nüüd selle teooriaga, et see Rootsi ongi russi aolugu, siis ta läheb nagu palju parepahe paika. Et kõik see kontekst, et kõneldas Rootsi aost ehk sellest samast, kas tämbe jutt oli 11. sajandist ehk russi ajaloost ja russidest ja Rootsi laivakestest ja nii edasi. Et Rootsi kaubamehe ja nii edasi, et see ongi omakine noh, et nii kui sa ütled, et neil kaupmeestele kuskil vaja minna, et üldiselt olidki selle jaoks liina olema, noh, et liines pea ju väga suur olema, et noh, kiviliinad tuli ju ildappa, et ongi siis tuukotus Kohelli valitseja, Kohelli kaupmehe, Kohelli meistri, Kohelli religioonitegelase, ükskõik kes nagu oli, ja mis oli kindlustet ja kaitstet ja mida siis vallutati ja minka üle võeti võimu ja Kohl vara ja rikkus. Et ega see sõjakäigu, mis me sealt üle käive, et ega see talosid nagu veigas puututa et sellel ei ole nagu väga suurt mõtet, et ainuke asi oli see, et kui sa tahad nagu mäestki alla hinde võimuala saada või maad saia, siis sa pead liina ära võtma hinde võimuala ja siis sa saad tegeleda selle talodest massu korjamisega, mida saad teha sisuliselt enne üks suur aasta, siis kui on saak ära korjatu ja kui on külm väle, et muidu on täiesti kasutune talumehe või maarahvas. Et maarahvast ei ole sul nagu mõtet ka maha palotada selle, et mis sa tast palotad, kui sa tahad selle liina nagu ala hindele saia, siis on ainuke asi on see, mis ka tämbe on nagu vindlaste sõjad nii-öelda ütleme sõjakavalus või taktika, et kui sa alt sunnitu saad lüüa ja alt sunnitu taganema, siis sa palotad hinde maha. Et vainlasele ei jää vilja või vainlasele ei jää süve. Et see taktika pigem nii, et ne sõjakäigu, mis üle käive, oli ikkagi see ilmselt, et kui sinu oma sai lüüa, siis ne paloti hinnast maha. Et pigem niipidi, mitte need, kes tuli rüüma, et ne paloti sinu maha, neile sul mõtet sinu maha palota, sellepärast sinu käest sai seda elost olulist asja, hobessid, mida iganes. No kuis käsku antu, ütleme, et see mul ka tuud, et noh, tavaliselt ütleme, kes on nagu sääne sõamis ja tuli nagu varustus, kõik oli parem, nad oleks palju. No üte ja tõse pole talomehe võeti nagu üte ja kust ma loigi laidest, et ütleme, talomehe Eesti poole, maa poole talomehe sai sõimada või et ta ilma käsuda näiteks Treski küla maha palotanud, oleks käsku antu maha palota. Mis aust sa kõneled? No tuu küll oli, ütleme, tuu siis tuu Liivise aigu. Aga ma rohkem kõnele ei pahvile.
Nii, kas äkki taht veel midagi arvada? Piret, täitsa näpu. Teine küsimus, et kas see tämbane märgatus läheb ka avalikult üles edasi? Ma panen üles, jah, ma ütlen selle alguse. Aitüma, ma juba tõida. Nii, aga siis meil on siin juba kõneldu kah 1,5 tundi, et pikk selline jutuajamine sai. Aga nüüd siis kõik valmistage ette, et Setomaa 12. sajand. Et siis meil on määnegi eeldus olema, et kui te mulle vastas vaidle, siis nüüd kõneleme Rootsi riigist. Ja siis ka, mis sa edasi Setomaaga järgmisel aasta saad. Et siis jah, et pärast nii-öelda Madi Jalki, no ma ei tea, kui väikse sissejuhatuse ja siis või ega üts oma tiidmise välja käib vahepeal uurida, et mis tuu Setomaa ja 12. sajand siis setodele tõi või ära vei. Sobis teile sääne variant? Ja sobis, et arvatame 12. sajandit järgmine puhul. Nooguta see päiega. No selge. Kuule, aga aitüma siis kõigile ja kunagi Jalki kohtume eetri, nii nagu Setomaal kombesta.